Lihtsalt hüppa! Proovime hüpata kaks minutit järjest! Ma siga sooja! Mäletate, kui me tegime seda video? Siis me hüppas ühed samamoodi lava peal. Ja täna on sama eesmärk. Hüppa endast igasugune stress välja. Sa võid ruumis ringi liikuda. Ja kui sa tahad kellegi palli katki teha, siis on võimalik. Viska pall maha ja hüppa talle peale ise. Pall maha ja hüppa talle peale. Seal palli sees on kõik hirmud. Muusika! Hirmud on meil purustatud! Muusika, hästi kõva! Hüppa ennast täitsa tühja! Anna kõrval ole! Got my marbles, but I got these beats banging out the back of my toy car. Yo. Yo, I'm eating Fun Dip right now. No. Teele, kas saad siin või? Teele koos. Teele. Teele, Tere! Kuidas läheb? Ma tahaksin teile kõigepealt esitada oma lemmikloo, millega ma ütlen teile kõigile suur aitäh toetuse eest ja muidugi Heigole ka selle eest, et ta filmis sellele suurepärase video. Aitäh teile! Bring the alarm. Selle ajal, kui mina olen tavata, võite ükskõik mida teha. Tantsida, hüppata, hõlvata, väga hea. I've been waiting for this long to build me up to be strong, seeing all the other places, even just pointing fingers in there. Take the lecture, what is my better fear? You'll see me shine, my moment's really near. Got no regrets, not a fear, I'm the rush into your baby, to your break. So it's getting rules. Oh no, it's breaking rules. I'll take your power, take your love, everything that you show. Only thing that's on your mind is you do. Time. Oh, you're there in me, your life is everything I find. But you think that I'm best, you'll be out. I'll take on the scene to be your rock and roll queen. You better feel the fun when you
Me oleme varsti tagasi. Teleira! Staarid on need, kes olid just lava peal, aga staarid on need kõik, kes varsti saavad olema lava peal. Teate, milline au on teie ees siin seista? Ma ei tea, kuidas sina ennast, Harald, tunned, aga mul on nagu au seista nendes. Me alustasime 6 kuud tagasi ja nüüd on nagu siin ruumis suure algustähega tegijad. Kõige ägedamad noored, kes kõige vägemalt vastu peavad, kellel on seda minekut, kes ainult ei peatu 9 hetkeks, vaid nad jätkavad 6 kuud. 6 kuud on meie seiklas käinud. Ja 6 kuu jooksul, mida me oleme koos teinud, mida me oleme koos kogenud, kellega me oleme koos tutvunud. Kuidas on tunne, kes tunneb, sa oled muutunud 6 kuuga, nagu upgrade oleks teinud softis? On ju? Siin on nagu totaalne uus software. Opsüsteemi uuendus. Täielik. Ja nagu see on kõige kiirem, kõige värskem, kõige konkurentsivõimelisem opsüsteem, mis siin ruumis istub, et seetõttu ma tahan teile öelda suur aitäh selle eest, et olete just siin. Need, kes ei tea, mis siin just toimus, miks Teele lava peal oli, seepärast, et need noored, kes siin ruumis on, tegid Teele see video, mis siin just hetk tagasi oli, see on nende tehtud koos High Roller filmiga ja see on nagu üleval, kui te tahaks vaadata seda veel kord, kes see on näinud YouTube'is, Facebookis, Entrumi lehtedelt on võimalik selle Entrumi Facebooki lehelt ja Entrum TV kanalist YouTube'is on võimalik seda näha. Kuulge, aga nüüd on superfinaal. See tähendab, et täna te saate harjutada, mida tähendab, see on rõhk, jäta meelde. Unusta ära see mõte, et sa tulid siia täna võistlema või võitma. See mõte saab sulle takistusel võitmiseks, sest siis sa pingutad üle. Mõtle, et see kogu töö on juba tehtud, täna on lihtsalt viimistlus ja järjekordne trenn, järjekordne harjutus. Ega su elu ei lõppe selle Entrumi superfinaaliga, vaid su elu alles algab. Seetõttu ka see, mis siin täna on ainult osa praktikast veelgi suurematele asjadele, mis teid ees ootavad. Olen nõus? Allar, oled sa kuulnud sellist väljendit, et hirmu jaoks pole ruumi, kui su süda on täidetud armastusega? Ei. Mida me täna siin juba tegime selle käima tõmbamisega, me purustasime selle hirmu õhupalli, me laseme tal minna ja me oleme täna siin selleks, et anda edasi kogu seda armastust, mis meie idee tegemises tekkis, kogu see armastus selle idee vastu, enda tiimikaaslaste vastu ja teiste inimeste vastu siin. Me täidame enda meeled selle rõõmutundega ja kui me siin laval oleme, selle sama tundega enda südames, siis hirmu jaoks ei ole ruumi. On nad meie koos, meie erakordsed ideed ja puhas nauding. See on see, mida me täna teeme. Täpselt. Meil on siin täna lisaks sellele, et meie siin oleme koos, on meid täna vaatamas teie sõbrad, võib-olla vanemad, väga palju inimesi Eestist läbi otseülekande. Seega, kus see kaamera on, kes seda otseülekande? Milline kaamera on otseülekande? Siin on keskmine kaamera. Teeme neile isegi, kui kõik ei saa sisse, kas sa saad seda kaamerat liigutada ka? 380 teha. Sealt üleval, kõige üleval on üks kaamera, kui te korra vaatate kõik siin üles ja lehvitate nendele, kes lehvitage vanaemale. Aitäh, et olete meiega otseülekandes samamoodi. Harald, mis sa tahad rääkida selle 6 kuu kohta? Meil on täna 46 tiimi ja 161 noort jõudnud siia finaali. Ma palun, et te teeksite endale ülisuure aplausi, sest te olete ülitubli. Ja lisaks sellele, et me tahame mõlemad Haraldiga öelda teile aitäh sellest, et olete sellised noored, kes päriselt, ma olen täitsa veendunud, ma tahaks seda küsida, kas kellegil on juba selline kogemus olnud, et mingi inimene sinu tutvusringkonnas on öelnud, et sa oled muutunud positiivselt, et kuule, Pille, sa oled muutunud. On kellegil öeldud, et sa oled muutunud. Teised on ka andnud tagasijärg. Sellepärast ma tahangi sulle öelda aitäh. See muutus, mis sinu sees toimub, ongi muutus, mis inspireerib teisi sõpru, koolikaaslasi ka muutuma. Sa saad olla eeskujuks enda klassikaaslastele, enda selle energiaga, enda entusiasmiga, enda selle watch me and I care and I will do it and I will take action, kõik need mõtted, mis meil siin sees on. Sa saad olla nendega eeskujuks ja anda seda positiivset mõju enda klassikaaslastele, enda kohaliku kodukoha inimestele. See kandub edasi. Kui inimene on milleski vaimustuses, see kandub edasi. Ja ma tahaksin teada, kas mentorid, kes teist saab, kus mentorid tõsta käed? Mentorid, lehvitage käega. Öelge, jäta käsi püstiga, kui sina tunned, et sul on olnud software update 6 kuuga. On läinud ägedamaks.
ja mentorid, kas keegi, tõsta käsi püsti, kui sulle ka öeldud, et kuule, sa oled muutunud vahepeal, pole, siis tasub edasi töötada, see muutus toimub koostöös teistega. Igal juhul ma tahaks öelda enda poolt Haraldiga ka mentorile, kõikidele, suur aitäh, ka nendele, kelle tiimid siin ei ole, siis suur aitäh, et sa olid, et saaks olla tänane päev. Seega palun teeme kõik mentoritele ühe suure aplausi. Aitäh teile. Mentorid on need katalüsaatorid, kes tõmbuvad noori käima. Need on siis kõik meie mentorid, päris palju, päris ägedad tegijad ja on andnud seda sädet juurde. Täna kavas. Enne kui kavani. Me olemegi siin, täna põhimõtteliselt saate te kõik need tiimid, kes siin on, nende vahel siis selgub see, kes on need Eesti ettevõtlikumad noored ja nende see peaauhind, just kui võiks öelda, tehniliselt on see sama nutitelefon, mida me oleme siin seni vaadanud. Lisaks sellele nutitelefoni, palun paneme see järgmise slaidi, on meil erinevad alamkategooriad, eripreemiad, eks ju, rahvalemmik, mis toimub, siis hääletamine toimub internetis, kus juures täna, kus see boks on, Tarja? Siin on mingi boks. Selge. Paneme selle siia. See on õige boks, Tarja, jaa või? Siia boksi sisse saate täna panna siis oma hääle ja teine boks tuleb kuskile sinna koridori, ehk siia saate rahva lemmiku nagu enda lemmikmeeskonna nime poolt hääletada. See paber, mis te saite registreerumisel, sinna saate peale kirjutada, susata siia postkasti. Ja loomulikult siis olid ka siin, nagu paneme korra veel eelmise slaidi, siis on meil ka siin konkursil on ettevõtliku eripreemiad, mis tulevad siis maakondade kaupa ja meil on ka siis arvamuskonkursi juhi oma elu ise peapreemia, mis siis kõik antakse kätte 3. mail. Kes kirjutas arvamuskonkursile? Tublid. Aga nüüd räägime tänasest. Tänane programm, laias laastus 3 moodulit. Meil on hästi palju esinemisi ja me oleme jaotanud need 3 plokki. Me saame kõik teada enda esinemisjärjekorra jooksvalt, vahetult enne seda, kui meile eelnev esineja lavale läheb. Seega me saame täielikult olla hetkes kohal, me mõtleme, millal me lähme. Iga hetk võime minna. Ja iga hetk ongi õige hetk. 3 plokis, nende plokkide vahel on teil võimalus käia natukene chillida, vaadata mõndasid punte, kes on pannud välja ka näiteks kleepsud ja muud värgid, uudistada. Saate vahepeal puhata, aga need on need moodulid. Meil on väljas justkui nagu messina on 10 tiimi oli vist, kes panevad enda väikse boksikese välja, tutvustavad enda tegevust. Neid saate pausi ajal uudistada, suhelda, pisut nosida. Tuleb selline üsna vinge päev sellepärast, et kõik need projektid, mis meil see finaali on jõudnud, kõik nad annavad selle 2,5 minutiga kõige ägedamat endast edasi. Seega inspiratsiooni ideid tuleb ikka küllaga. Ja sellest me juba rääkisime, eks ju, täna on siis võimalik meil, kes ma oma koha peal panna nendesse 2 karpi oma lemmik ja siin on ka Facebooki märk, ehk see tähendab, et kui sa oled kodus, vaatad meid otse ülekandena, siis hääleta oma lemmik Facebookis. Facebookis toimub see hääletamine siis nõnda, et iga esineja, kes lavale läheb, siis tema kohta pannakse Facebooki seinale üks kommentaar, läks selline meeskond lavale ja kodus olijatel, otseülekande vaatajatel on võimalus laikida seda kommentaari, näidata, mulle see tiim meeldib. Ja kes on nobedamad noored, võivad laikida enda tiimi kommentaari ka seal niimoodi, et saas. Ehk siis, räägime veel selle jälle. Sul on täpselt aega 2,5 minutit. Kui 2,5 minutit läbi saab, ma ei tea, kas me saame praegu kohe seda testida, siis läheb käima Entrumi muusika, põmm, ja läheb süge valgus. Ma ei tea, kas seda saab näidata. Tuled hakkavad. Aga iga. Ja siis midagi juhtub ka valgusega, eks. Aitäh. See tähendab, et nii kui see hetk tuleb, siis ongi kõik. Põhimõtteliselt, siis on kõik. Ja me segame sind julmalt vahele ja ongi kõik. Lõppes. Ja peale seda, kui 2,5 minutit täis on, siis tuleb küsimused 1,5 minutit ja eelisõigus on siis hindajatel. Hindajad istuvad, palun hindajatest ka korra käsi. Hindajad istuvad meil ruumi keskel. 2 pool hindajaid on mikrofonid ehk hoida tempot. Siis tõesti, kui hindaja tahab midagi küsida, meil on eriti usinad mikrofoni viijad,
teie hoiate tähelepanu, et mikrofon jõuaks õigel ajal kätte ja tõesti hoidke oma küsimus hästi lihtne, lakoonilisena, teravana, et noored saaks sellest aru, sest aega on ju vastata küsimustele hästi vähe. Ja saalist pigem nagu kui mõni noor tahaks küsida, siis teadke, et ikkagi eelisõigus on ja ma arvan, meil ei jää aega teiste küsimusteks, aga kui jääb, siis seda teeme. Aga ka küsimuste vastamisel täpselt 1,5 minutit. Kui see on täis, ma ütlen kõik ja ongi kõik, rohkem ei saa rääkida. Salavihjana, et kui sa tunned, et mingi hästi tähtis asi jäi esitluses rääkimata, siis võib-olla on võimalik see mõne küsimuse vastusesse veel põimida ja hoolitseda, et see ikkagi oleks edasi antud. Ja need, kes kodunt vaatavad või kes on vanematena siia tulnud, kas siin on üldse lapsevanemaid praegu ruumis või kaasa elamas? Tere, aitäh, et te tulite. Ja kes siin on täitsa esimest korda ei tea, kuidas see hindamine käib, siis mida me hindame nende esitluste puhul ongi see, et kuidas see, mida esitletakse, kuidas see projekt aitas reaalselt teha Eesti elu paremaks. See on siis üks kriteerium ja teine, mida vaadatakse, on see, kuidas see noori ennast kasvatas, kuidas see võimaldas neil ennast teostada, mõne äriprojekti puhul võib-olla isegi raha teenida või hästi positiivset mõju kogukonnale tekitada. Seda siis vaatavad meil hindamiskomisjoni inimesed ja uudistavad ka teised inimesed saalis. Ja hindamiskomisjone on meil siis jaotunud nad 2. Meil on hindamiskomisjonid, kes on siis maakondlikud, nagu siin on Hiiumaa, Pärnumaa, Saaremaa, Viljandimaa esindajad. Ja meil on hindamiskomisjonide liikmed, kes on siis valdkonnapõhised IT-inseneere ja nagu te teate, kuni sotsiaalse ettevõtluseni välja. Ja need hindamiskomisjoni liikmed annavad täna siis kõik noored, nüüd kuulek teie esinemiste kohta oma hääle edasi siis peažüriile, kes siis valibki kogu nende soovituste ja siis ka ise nad peažürii jälgib teid praegu, siis valivadki välja ja pluss rahvahääletuse tulemused ja siis selgubki Eesti kõige ettevõtlikumate noorte meeskond 2013. Mis meil veel on? Kas meil on mõni slaid veel? Veel olulist. Harald, mis sa tahaksid öelda neile noortele esinejatele omalt poolt täna? Kui kesksem asi oli see, mida ma alguse poole mainisin, kui sa täidad enda meeled armastusega enda selle idee vastu, enda teo vastu, enda meeskonna vastu, siis siin laval olek muutub lihtsalt üheks mõnusaks kogemuseks. Nüüd, kui kellelgi on selline hästi tugev valmidus sees, et ta tahaks kohe lavale tulla, energia on juba nii üleval ja valmis, siis nendele annaksin ühe sellise lihtsa mooduse. Iga hetk, kui sa tunned, et energia natukene pulbitseb nii üle, et tekib tung joosta lavale ja kohe esinema hakata, siis võid teha niimoodi, et istud, paned mõnusalt siia käed kõhu peale, proovime korra, pane käed niimoodi mõnusalt kõhu peale, lase niimoodi, et on hea lõdvestunud seisund. Kodus võid ka proovida. Kodus võid ka proovida. Tee korraks päripäeva väiksed ringid kõhu peale, porgandisalat saab ilusti seedida. Nii. Ja lihtsalt olegi seal hinga korraks niimoodi sügavalt sisse. Ninaga või suuga? Ninaga võib hingata. Hinga ninaga. Ja ninaga võid ka välja hingata näiteks. Ja suuga võid ka välja hingata. Kes tahab seda intensiivsemaks muuta, võib teha näiteks niimoodi, et hingab sisse ja teeb et kui keegi kuskil laval räägib, siis üldjuhul ei kuule ja omad naabrid ka ei pahanda, oma tiimiliikmed, aga selline, kui sa häälega teed, siis see vallandab neid pingeid eriti need. Proovime koos, hingame sisse ja teeme tee naeratus ka näole, kui sa teed seda. Jah, naeratus näole, hingame sisse, 3, 2, 1 ja hääl. Ja siis, kes tahab veel midagi juurde panna, siis võib mõelda näiteks, et kui sul on hästi mõnus tüdruksõber, keda sa väga armastad või oma lemmikloom, hamster on kodus. Või poissõber. Või poissõber, jah. Sul või? Et siis võid kujutleda teda enda mõttes, sest tavaliselt, kui sa mõtled selle inimese, keda sa väga armastad, siis kõik halb kuskile kaob ära ja tuleb selline hästi mõnus tunne, nii et võid nagu hingata sisse, kujutleda teda oma kujutluses ja hingata mõnuga välja. Aga ära magama jää, liiga mõnusaks võid tulla, et siis me raputame üles, kui esinemiskord tuleb. Kasuta seda ja kui tunned, et läheb ärevus sisse, lase selle lihtsalt liikuda mõnuga, sest sa tead, et see ärevus on tegelikult sinu sõber. Ta on sõber siis, kui sa lavale jõuad ja kogu seda armastust hakkad endast välja andma. Siis see kandub kõik energiaga edasi. Super. Ja minu poolne soovitus on hästi lihtne. Ära põe. Nagu siin see ei ole üldse tähtis. Unusta ära täna siin tähtsus. Võta seda täiesti nagu lihtsalt ühte proovi. Kui sul läheb miski sassi, so what? Räägid edasi. See, et sa unustad midagi vahepeal ära ja hakkad kokutama, sellel pole mingit pistmist sellega, kas sa võidad või ei võida. Seega võta seda, siis kui läheb midagi sassi, siis naera ja tee Lava peal võite ka meeskonnaga teha. Aga hakkame pihta. Kuidas meil see käib? Meil on siin toolid.
siin toolide peale on kirjutatud juhuu, sina oled järgmine, mis tähendab, Harald, sul on nimekiri, eks ju? Mis tähendab seda, et me tempot saaksime hoida, siis kogu aeg, oletame, et mina olen praegu tiim number 1, esinen, 2,5 minutit läbi, põmm, 1,5 minutit küsimused läbi, lähme siit, eks tuleme lavalt maha, meid võetakse vastu ja automaatselt on seal juba olnud kogu minu esinemise ajal istumas tiim number 2, kes tulevad siis, kui meie anname märku, kohe tuleb tiim number 2 peale ja samal ajal, kui tiim number 2 tuleb, me kutsume tiim number 3 istuma. Ja ma teen niimoodi siis, et ma ütlen esimesena selle meeskonna nime, kes tuleb sinna ootepingile, kus on silt, juhuu, sina oled järgmine. Et seal saate oodata. Ja teisena ütlen siis selle tiimi, kes tuleb lavale ja kui ma selle lavale tuleva tiimi ära ütlen, siis tõmbame neile ühe sellise mõnusa aplausi peale. Ja, aplause võib kogu aeg teha. Aplausi võib kogu aeg, tavaliselt alguse ja lõpus, mitte päris alati, aga kogu aeg. Okei, kui midagi ägedat kuuled. Kas me oleme valmis? Kas teeme ära, hakkame pihta või? Teeme sellise nagu eriti suure ja tugeva aplausi nüüd see. Jaa! No nii, kelle me ootame istume? Kutsume ootajad ennem. Kutsume ootajad siia on siis Hoka meeskond. Olge hea, teie tulete siia ootepingile. Ja nüüd ma kohe hõikan välja, kes järgmisena lavale tuleb. Ja kui sa kuuled, kes esimesena lavale tuleb ja kui sa kuuled enda meeskonna nime, siis tuleb püsti, pane täiega hõll ja õhus, lenda siia lavale ja ütle yeah! Pange kõik ennast natuke nagu kergelt tagumik tooli peal valmis, nagu natukene, tead nagu selles tähelepanu valmis, vabandust, see tagumine osa tõuseb püsti ja siis Koolitarbed kappi, esimene lavale, kutsume suure aplausiga lavale Koolitarbed kappi! Ja tulevad seal tagant. Ja kui sina oled ise saalis ja ei esine siin, siis üks soovitus on sulle. Ära mõtle oma esinemise peale. Ära proovi seda teksti meenutada. Lase see täiesti lahti, sest sul on see nagunii juba peas. Unusta see nüüd ära sellele mõtlemine. Sa tuled lavale ja kõik läheb hästi. Lihtsalt jälgi. Unusta see tekstile mõtlemine kui tegevus ära. Sest sa tead super hästi enda projekti. Sa tead täpselt, mida te tegite. See on kõik sul sees olemas. Lihtsalt lase mõnuga tulla. Koolitarbed kappi! Tere! Käib juba. Okei, tere! Ma olen Kriim. Karen. Karin. Koolitarbed kappi tiim. Okei, mina olen Kriim, mina vastutasin jäätise müügi eest. Mina siis olen Triin ja mina vastutasin kodulehekülje tegemise eest. Meie tiimis on ka veel Anni ja Karl, aga neid pole täna siin. Anni tegi kodulehe Facebooki lehe ja Karl seda küünlaaluseid. Ma vastutasin heategevusliku loterii eest. Mina siis otsisin sponsoreid ja kujundasin plakati. Kõik olid meid nõus aitama ja osalesime esimest korda sellisel üritusel ja tahtsime saada kogemust. Ärimudel oli siis selline, et me heategevusega kukkusime raha, et osta õpilastele kapid, sest et kaovad ära koduklassid ja siis ei saa asju enda klassis hoida ja et kooli asju saaks hoida kuskil. Meil oli palju uudiseid Facebooki lehel, kooli kodulehel ja ka Delfis oli üks artikkel. See kapp on mõeldud 5.–9. klassi õpilastele koolitarvete hoidmiseks ja kaudsed kasutajad on lapsevanemad ja
õpetajad. Selle kapi joonis oli selline. Meie esialgne eesmärk on siis täidetud, me saime 1 kapi juba ja siis on veel tulemas paar heategevuslikku üritust, mille käigus me kogume raha, et veel kappe juurde saada. Õppisime tiimitööd, aja planeerimist ja seda, et esimeste raskuste juures ei tohi kohe alla anda. Täname vaatamast ja kuulamast. Aitäh! Super, ideaalne ajastus. Te olete eriti tublid, sest olete kõige esimesed. Olete nõus, nad on eriti tublid, sest nad on kõige esimesed. Teeme neile veel ühe suure aplausi. Nad said enne aega valmis. Nii, nüüd tuleb järgmine voor on küsimused. Küsimuste voor algab nüüd. Läks. Esmalt siis eelkõige Šrilt. Palun tee häält ka, kui sa küsid, sellepärast, et ei pruugi näha saalis, see on pime. Seal on üks käsi. Üks käsi, kus kohas? Hoia kätt püsti. Kaamera taga, jah. Jooksu ka. Hästi kiiresti jooksu ka. Aitäh. Mis teid motiveeris seda tegema? Meil koolis kõik tahtsid endale kappe saada, kõik tahtsid, mis värvi ja igatahes kõik tahtsid omale ägedaid kappe, kus saab oma asju hoida, sest et ja siis me mõtlesime, et teeks midagi head kõigile. Väga hea, siin üks küsimus. Hüüa kõva häälega kasvi. Kas keegi tahtis teid aidata? Hoolekogu. Kõik olid sõbralikud ja tegelikult me isegi ei teadnud vahepeal aidati meid salaja. Siit veel üks küsimus siit. Ja siin on hüüa kõvasti. Sellepärast, et me ise need organiseerime kõik. Ja nagu, et õpilased oma kaasõpilastele nagu hea tegevusega muretsevad kapid. Meil kaovad koduklassid ära. Jaa. Viimase 5 sekundit aega. 4, 3, 2 ja 1 ja me teeme neile veel ühe ülisuuri aplausi. Täname meeskonda! Te lähete sealt poolt maha. Väga tublid. Ütlen mikrofoni inimesed, kui palju meil on saalis mikrofoniga jooksjaid, ma tean, sina pead jooksma, kui mitu inimest veel? 2 veel, eks ju, et see oleks hästi kiire. Ja kui mikrofon sinuni ei jõua, siis palun hüüa hästi kõvasti, et jääks need, kes kodus on, kuuleks ka läbi mikrofonide kaugelt sinu küsimust. Nii, Harald, kes on järgmine? Ehk me istuvad siin, aga kelle me kutsume pinki? Me palume valmistuma siis Saaremaa motokross ja tasemel krossirada. Palume teid siia ootepingile ja kutsume lavale Hoka! Nii, kas on, olete valmis? Jaa. Kas te olete valmis? 3, 2, 1, go! Tere, meie oleme Hoka, ehk haridus on kõige alus. Ja see on Pärnumaa ja Viljandimaa noorte poolt algatatud sotsiaalprojekt. Meie meeskond koosneb 3 liikmest. Mina, Brigitta, olen projektijuht. Mina, Liisa, tegelen reklaamindusega. Meiega on ka 3. tüdruk, kes kahjuks täna meiega siin olla ei saa, aga me saadame talle tervisi. Hoka tegeleb eelkõige 4. kuni 7. klassi õpilastega, kellele me pakume võimalust saada tugiõpet. Me pakume nendele võimalust olla motiveeritumad ja oleme neile sõbra eest. Hoka on kokkuvõtlikult koolisisene avatud grupp noortest, kes soovivad endast teistele midagi anda ja seejuures tõsta ka nende õppimistaset. Tänu Hokale väheneb õpetajate töökoormus, õpilaste omavahelised suhted paranevad ning tõuseb ka õpitase. Miks on just meie projekt hea, on see, et me pakume kõike täiesti tasuta ja see on kättesaadav kõigile ka interneti teel kui ka otseselt. Tänaseks oleme projekti algatanud 3 koolis ning pakkunud abi 15 õpilasele. Meie eesmärgiks on luua Hoka grupp igasse Eestimaa kooli. Hoka tõttu on meie koolide õpilased saanud juurde julgust, nende hinded on paranenud ning nad on motiveeritumad. Kuidas Entrum ja Hoka projektiga tegelemine on mõjutanud meid? Suudame algatada ja oleme ettevõtlikumad. Julgeme avaldada arvamust.
näitame üles rohkem initsiatiivi, suudame alustatu lõpetada. Kas oleme rahul oma seni tehtud tööga? On olnud edusamme kui ka tagasilööke, kuid see kõik on seda väärt. Oleme siiani püsinud ajakavas ning liigume tasapisi tuleviku poole, et abistada veelgi rohkem õpilasi ning muuta meie alusharidust, millest ülejäänud tulevik saab tõuke paremaks. Aitäh teile! Aitäh! Võrratu, väga tublid, aitäh teile! Nii, küsijad, 3, 2, 1, go! Töötab. Oli päris mitmeid õpilasi, keda te aitasite. Kas tuli juurde ka neid, kes tahavad teisi aidata? Jaa, ma rääkisin läbi enda kooli õpilasesindusega ja kust me saime väga positiivset tagasisidet. Nii et meil on õpilasi, kes soovivad meiega liituda. Veel. Ja käsi seal. Aga ole ja tõuse juba püsti. Aidake teda kaasane mikrofoni läbi. Aitame üksteist, et me ei raiskaks nende aega. Et te ütlesite, et te aitasite paljusid õpilasi. Kuidas nende õpilaste vanemad suhtusid sellesse? Vanematel oli väga hea meel, et nende õpilased tänu meie abile siis tahtsid ka ise oma õpitulemisi muuta ja et need parenesid. Ja jõuab ühe küsimuse veel ja kui küsimust ei tule, siis te saate alati, kes on laval ise midagi öelda juurde. Tahate te ise midagi lisada? Meil on plaanis selle aasta suvel läbi rääkida veel mitme kooliga, et nende koolides alustada Hoka gruppi. Super. Palun teeme neile suure aplausi. Aitäh, Hoka. Jälle sealt kohe. Suur tänu. Täname Hoka meeskonda, järgmisena kutsume valmistuma siia ootepingile Eesti isetehtavate vibude äri Eiva. Eiva, palume teid siia lavale ootevalmidusse ja kutsume suure aplausiga lavale Saaremaa motocross ja tasemel krossirada. Teenuste Jõekomajandus. Oled valmis? Jah. 3, 2, 1, go! Tere! Mina olen Priit Alas ja meie idee on Saaremaa tasemel krossirada. Nii, liikmed. Mina siis Ten. Aplaus! Siis Henri. Aplaus! Ja siis on meie ainuke naissoost esindaja Svea. Ja siis on Laur, keda kahjuks pole, ta on trennis. Nii. Nüüd peaks Tsikkelist tulema, Henri peaks tulema. Kust meie tiim siis alguse sai? Nagu te teate, Entrun käis koolides ennast tutvustamas. Sealt see idee alguse saigi. Õhtul saime Skype'is kokku ja mõtlesime, et teeks midagi lahedat. Ja sealt see idee sai alguse. See on meie sellelaadne esimene kogemus. Meie teenuse klient on kindlasti krossisõitja, kes saab ühe kõva adrelaksu. Ja kes saavad veel kasu sellest, on kindlasti kohalikud ettevõtted, toitlustusasutuse, puhkekohad ja nii edasi ja nii edasi. Ärimudel. Miks on meie rada eriline? Kuna ta on ainulaadne Saaremaal, kuna ta on Eestis ainulaadne, sihukest rada mujal pole. Meie raja kasutus on kõige odavam võrreldes teiste radadega. Raha püüame saada kohalikult ettevõtjatelt ja entusiastidelt. Idee käivitamise tulemused. Hetkel on valminud prototüüp rajast, mida saate näha minu käes. Ja esimesel võimalusel püüame alustada ehitustöödega, et raja asukoht on praegu veel täpsustamisel
aga kõik on arengus. Meediakajastus. Öösessioonil saime meediakajastust, siis ja eile olime kohalikus ajalehes Meie Maas, kus oli ka meie poster. Partnerid, kohalik motoklubi, Saaremaa motoklubi ja mis me... kõik. Veel enne seda, kui asume küsimuste juurde, kuna isetehtavate vibude meeskonda täna kahjuks siin ei ole, siis palume siia lava juurde mikrofone endale külge panema seniks Art Jam. Art Jam, tulge teie lava juurde, paneme teid valmis ja võtame nüüd küsimuste vooru motokrossi rajale. Nii, küsimused 3, 2, 1, läks. Käsi püsti seal, kiiresti. Palun andke mikrofon edasi ja olge ise aktiivsed mikrofoni saamisel. Väga vahva idee. Kas teil on plaanis ka mingeid etapivõistlusi korraldada? Muidugi, et Eesti Oobirkossi karikasarja üks etapp ja siis Eesti meistrivõistlused. Aga kas te plaanite ka mingit Saaremaa brändi esile võtta? Meil on Saaremaa ralli. Jah, miks mitte? Miks mitte, et teha mitmepäevane üritus ja teha see nagu traditsiooniks. Et kuna suvel on sellised üritusi Saaremaal niivõrd vähe, sellised spordiüritusi, et siis miks mitte suvel üks vägev üritus teha. Aitäh. Küsimus, ütlesite, et asukoht on täpsustamisel, aga kas mingi suund Saaremaal võiks olla juba teada? Mingi piirkond? Aitäh. Kindlasti jääb suund Ida-Saaremaale, et Orissaare ja Leisikanti. Et kuna sealpool rada nagu puudub, siis ja võistlejatel hea tulla mandrilt, et kena lühike maa, et siis kindlasti jääb sinna. Kui mul mootorratast ei ole, kas ma saan ka osaleda? Palun korda. Kui mul endal mootorratast ei ole, kas ma saan ka osaleda? Muidugi, te saate olla rajakohtunik. Aitäh! Võtame veel viimane küsimus, ma nägin ennem siin. Okei, võtame žüriist viimase küsimuse. Et selline küsimus, väga tore idee on, et mille poolest... Stopp, ei, aitab. Aha, aitäh. Suur aplaus, aitäh teile. Nii et need küsimused, mis jäi poolikuks, nendega saab siis kiusata vahepauside ajal. Ma palun seniks siia lavale ette valmistuma ootajate pingile sellise meeskonna nagu siin on mis kirjaviga, põhurullidest seiklusrada, mitte põhirullidest. Põhirullid võivad ka huvitavad olla. Nii et põhurullidest seiklusrada, olge hea, tulge teie valmistuma ja lavale tuleb Art Jam! Teil on seda vaja. 3, 2, 1, go! Tere, meie oleme tiimist Art Jam, mis tegeleb siis kunsti- ja disainilaagriga. Et mina olen Anna-Liis. Mina olen Helen. Mina olen Anna-Liisa. See on sinu kool. Mina tegelen siis Facebooki lehe uuendamisega, sponsorite ja juhendajate otsimisega. Me korraldame siis suvel kunsti- ja disainilaagrit, mis on mõeldud 14–19-aastastele õpilastele. Seal on võimalus siis ennast arendada kunstis ja siis seal on loengud ja võimalus ennast praktiseerida ning on ka sportlikud võistlused. Laagris siis nagu pärast laagrit, kui õpilased on ära osanud, siis mitte keegi ei saa öelda, et nad ei oska joonistada. Et praeguseks oleme ära teinud siis nii palju, et oleme korraldanud õpipäeva Tarvaste gümnaasiumis, milles osales kokku 22 õpilast ning kõigile see meeldis. Õpipäeval said õpilased teha siis rinnanõelu, mida nad tegid siis kokku 2 tundi ja 2 rühmas, ehk siis teises rühmas tegid nad graafilist disaini. Samuti oleme selle õpipäeva puhul teinud ka artikli kooli kodulehele, ehk siis Tarvaste gümnaasiumi kodulehele. Põhitegevuseks on meil siiski suvelaagri korraldamine, mis toimuks siis suve alguses kohe pärast kooli lõppu. Me oleme ka paika pannud laagris toimuva kava ning
kui ma käisin vabatahtlik laadal Viljandimaal, siis mulle pakuti välja teha ka Sakala ajalehe artikkel selle laagri kohta. Me pakume võimalust ennast arendada paremuse suunas, nii et laagrist lahkujad ei saaks öelda, et nad ei oska joonistada ka kõige lihtsamaid asju. Aitäh kõigile, kes on meile toeks olnud ja me kutsume kõiki kaasa suvel osalema laagris ja kõik on oodatud tulema sinna. Aitäh! Nii, nüüd teeme sükse asja, et see küsimuste, ära veel pane aega, et küsimuste küsimine läheks sujuvamalt ja mikrofonide trajektoor oleks kiirem. Palun tõstige kõik käed, kes tahavad küsimust küsida, et me näeks üldse, kuidas mikrofon liigub. Üks käsi on seal, teine käsi on siin, kolmas on seal. Nii, ehk siis alustame pihta, too see mikrofon siia lähedale ja 3, 2, 1 küsimused. Kas see on tasuline? Ja iga õpilane peab tasuma osamaksu, mis on 15 € ja sellesse on pandud sisse toitlustus, kunstitarbed kui ka majutus. Väga hea. Kus see järgmine käsi on seal ja seal. Palun viige need kohe juba valmis, kus on vaja. Ja kui me saame 3. mikrofoni, peame sellega liikuma. Kui suure seltskonnaga oled arvestanud? Me oleme arvestanud sel aastal kuskil 30 inimesega, et järgmisel aastal me sooviksime oma tegevust laiendada, ehk siis ka teistesse maakondadesse edasi viia. Väga hea. Väga tore ettevõtmine. Tahtsin küsida seda, et mida te õppisite ise sellest õpipäeva korraldamisest? Ma arvan, et kõige olulisem, mida me õppisime, on see, et me suudame meeskonnaga kõike teha. Et kõik õigeks ajaks valmis saada ja nagu koos kõik ikkagi teha. Küsimusi veel? Üks küsimus on selline, et kas Entrumi nimi aitas teil kuidagi tegevustes kaasa? Kindlasti aitas sellest, sest kool oli kohe nõus meid aitama ka selle õpipäeva korraldamisega, et kui me mainisime, et me teeme seda Entrumi programmi raames. Veel küsimusi jõuab äkki ühe? Te saate Tere. see midagi lisada. See 15 € tundub suhteliselt vähe, et kui pikk selle laager teil on ja kas teil on eraldi toetajaid ka? Meil on laager 3-päevane, ehk siis esimese päeval tullakse, seal on nii loengud kui ka tegevus ja siis 3. päeval minnakse ära. Suur aplaus! Väga tubli, suur aitäh teile! Palume ootepingile tervisliku toitumise ja spordilehekülje tegijad ning kutsume lavalaudadele Puhurullidest seiklusraja meeskonna. Teate sõbrad, teeme niimoodi, et nüüd kui nad alustavad see 3, 2, 1, go, siis me teeme seda publikuna kõik koos, ehk me loeme 3, 2, 1 ja go teeme ühise plaksuna. 3, 2, 1, go! Tere! Meie oleme siis Pärnumaalt, Pärnu Jaakopist ja tutvustame teile Puhurullidest seiklusrada. Tere, mina olen Birgit Tamm, olen tiimi juht ning minu ülesanded olid leida partnerid ning nendega läbirääkimisi pidada. Mina olen siis Kristlin Kask ja minu tegevusalaks oli reklaami kujundamine. Meie tiimis on ka veel 3. liige, Oliver Umpsar, kes vastutas tehniliste ülesannete eest ning koostas ka tegevuskava. Meie noored õpime siis Tartu Ülikooli Pärnu kolledži noorte ettevõtlussuunal. Idee sai alguse tegelikult juba sügisel. Sellise ideekonkursi raames nagu paneme kodukoha endast rääkima. Meie üritus toimub 1. juunil, lastekaitsepäeval, kus pakume oma kodukoha noortele võimalust veeta ühte päeva Puhurullide keskel. Kindlasti on parkiga oodatud kõik teised, kes soovivad natukenegi lustida. Meie park on väga unikaalne, sellepärast, et seal on põhk, seal on lõbus. Parki võivad tulla kõik, lähedalt, kaugelt. Kulud katab kohalik suur ettevõte OÜ Alinga, kohalik kool ja omavalitsus. Tänaseks päevaks oleme üheskoos välja mõelnud ning teinud plaani, kuidas ja mismoodi näeb välja meie esimene üritus. Valminud on reklaamplakat ning oleme sõlminud kokkuleppeid oma toetajatega. Mida on veel plaanis teha?
meie üheks suurimaks plaaniks on ikkagi see üritus ära korraldada ning pärast tulemusi analüüsides mõelda ka selle peale, et võiksime parki taas avada. Oma projekti oleme reklaaminud juba sügisel Päikeseraadios ning artikkel ilmus ka Maalehes. Meie partneriteks on kohalik suurettevõte OÜ Halinga, Halinga vallavalitsus, Pärnu Jaagupi noortekeskus, Pärnu Jaagupi gümnaasium, Tartu Ülikooli Pärnu kolledž ning lisandus ka Pärnu Jaagupi kogudus. Oleme aru saanud, et asjad ei juhtu üleöö ning ilma raske tööta ei saa midagi kergelt kätte. Meie suurimateks õppetundideks on olnud tähtpäevad ning aja planeerimine. Oleme aru saanud, et mitte miski ei tohi jääda viimasele hetkele. Aitäh teile! Väga hea. Palun jälle näidake käe, ennem kui läheb sealt, näidake, kus on veel küsimusi. Järgmine küsimus tuleb number 2 sealt. Kas siin suunas on ka küsimusi juba ees? Ehk sa tead sinna mikrofoni valmis saata. 3, 2, 1, go! Tore kuulda, aga mis on teie ärid ja mis seal pargis üldse toimub, et sinna peaks tulema keegi? Meie pargis on siis võimalus mängida paintballi, mis siis võib tunduda küll tavaline, aga mäng toimub puhurullide vahel. Samas on meil takistusrada, kus siis saab erinevatel võimalustel ennast lõbustada. Meie parki tuleb ka põhujalgpall. Hüpata saab põhu sees, mis tundub väga tavaline, aga see on midagi väga lahedat tegelikult. Järgmine. Mis asi see põhk täpselt on? Ma ei tea, kui sa oled kuskil maanteelest mööda sõitnud, siis võib-olla oled märganud kuskil selliseid pruunikaid palle. Et see on põhk. Väga hea, siin on jääd. Ma saan aru, et tegemist on vabaõhuüritusega, et arvestades meie toredat Eestimaa suve, et kui nüüd ainult sajab, mis siis saab? Ei, sellest ei ole kindlasti probleem. Ma arvan, et parki külastajad ikkagi tulevad hoolimata sellest, kas sajab või mitte. Lõbusnalil saab siiski olema, et me oleme hoolitsenud ka selle eest, et meie pargi külastajate riided siis pargist lahkudes oleksid viisakad ja korralikult nagu parki tulles. Nii, mul on üks kiire küsimus, et kui ma olen heina vastu allergiline, mis siis saab? Siis me leiame teile kindlasti mõne muu tegevuse. Väga tublid, aitäh teile. Kõrvale tehakse eraldi park nendele, kes on heina vastu allergilised. On alternatiiv. Ma palun siia lavale valmistuma kirbuturg ja do-it-yourself töötuba. Kirbuturg, et ilma kirpudeta paluks. Ja kutsume lavale tervisliku toitumise ja spordilehekülje tegija. Palun! Vajad sa seda? Tere! 3, 2, 1, go! Tere, olen Mari-Liis ning tutvustan teile meie projekti tervisliku toitumise ja spordileheküljena. Meie tiimi liikmeteks on Kaari Tarvet, tiimijuht, kes kahjuks siin ei ole, Mari-Liis ehk mina, Elerin Loit ning Karl-Erik Kumm. Meie idee on algatatud programmi raames toimunud ajurünnakute käigus. Entrumi programm on meie tiimi jaoks uus, esmakordne. Toode ja teenus, mida me pakume, on interneti lehekülg, mis innustab Eesti noori tervislikumatele eluviisidele. Otsestest tarbijateks ongi siis noored. Ärimudel. Meie teenuse eeliseks on lihtsus ja arusaadavus. Tihtipeale leiame internetist raske sisuga artikleid ja väljendeid, aga meie tahame anda nõu kõige lihtsamal ja kindamal viisil. Lehekülg on ka tasuta, mis on omakorda väga hea. Olemas on meil juba saidi jaoks domeen ning ka virtuaalserver. Lehte ennast alles kujundame ja kirjutame ka sisu. Pärast lehele aluse panekut soovime tegevust edasi arendada. Selle alla käib pidev uuendamine, täiendamine, sponsorite otsimine ning ka reklaamimine. Meedias olime me Viljandimaa lehes Sakala. Partneritega on nii, et me leidsime oma tiimiga, et kõige parem on aeg leida sponsoreid alles siis, kui meil on neile kindlalt midagi ette näidata.
Oma tiimiga oleme õppinud meeskonnatööd, ajaväärtust, planeerimisoskust ning kindlasti ka seda, et ei tohi kunagi alla anda. Suurimateks õppetundideks on kindlate plaanide tegemine. Ilma selleta on väga raske edu saavutada. Oleme terve tiimiga õppinud paremini aru saama ettevõtluse mõistest, näeme maailma teise pilguga ning mõistame, kui palju erinevaid võimalusi on oma idee elluviimiseks. Aitäh! Palun näitame ennem kätega märku, kus on jälle küsimused, et mikrofon liiguks kiiremini. Üks on seal, kas on veel küsimusi juba ette teada? Üks selge ja 2 on siis seal, et läheb mikrofon sinna tagasi. 3, 2, 1, go! Väga lahe idee jälle. Tahtsin küsida seda, et kas teie projekt või see idee teeb teid ka õnnelikuks? Muidugi kindlasti, sest see on meie südameläheline teema, sport, et kõik teeme sporti ning see on hea teema. Seega see lehekülg jääb pigem sellise spordialatooniga? Jaa. Sealt on kohe 2 kätt. Tere, minul on selline küsimus, et kust tuleb see sisu sinna leheküljele, et kas te kogute info kokku, toodete ise uudiseid või? Kogume info kokku tervisespetsialistidelt ja treeneritelt, et jah. Nii, käsi. Tee häält ka, kui sa tahad küsida. Aga selle toitumise poole pealt siis üldse see lehekülg ei tegele või? Tervisliku toitumise ja spordilehekülg, seal on erinevad harjutused, seal räägitakse, mis tervislik toitumine on ja palju. Ma arvan, me võime käed sükses asendisse panna, teha hästi suure aplausi. Suur tänu selle. Aitäh, väga tubli. Tervisliku toitumise veebi saab üsna pea siis uudistada minna ja kõike tervislikku teha, et me asume veelgi tervislikuma osa juurde, nii nagu kooliski on tund, tuleb nagu kuulata, aga ja mis on veel mõnusam kui tund tihti? Vahetund. Ja me teeme seda vahetunni sellisel moel, me ei põgene siit välja, aga me võime põgeneda siia lava, et sellepärast, et kohe-kohe me kutsume lavale tagasi ühe väga karismaatilise neiu koos enda ansambliga. Tutvustame oma järgmist projekti ja ideed. Ja järgmist projekti ja ideed ja kutsume siis lavale, hõikame koos Televiro! Koos bändiga! Väike energiapaus kõigile. Kasutage seda ära, ärge istuge, sest see paneb teie vere käima ja läheb pärast paremini. Ja tagusvänt liikuma.
the first time of my life. Hey, what do you say we make up now? What do you say we make up now? Why do you cut me to pieces? I need time, my precious time. Why do you cut me to pieces? Why do you cut me to pieces? Oh yeah. See oli siis Televiira koos oma meeskonnaga Saaremaa kategoorias esines. Kas teeme küsimuste vooru ka või? Juba lähevad ära. Juba lähevad ära, jah. Okei, saab ka niimoodi täna. Palume siia lavalaudadele, sinna ootetoolidele valmistuma meeskonna, mille nimi on Põnev Tootsi noortepark. Nii et Tootsi noortepargi noored valmistuma ja kutsume ühe väga võimsa aplausiga lavale järgmise meeskonna, kelleks on Kirbuturg ja Do It Yourself töötuba. Kummale me olen selle? Oled valmis? 3, 2. Tere, meie idee oli siis korral Kirbuturg ja Do It Yourself töötuba Tõstamaal. Mina olen Maarja Press ja tegelen siis reklaami ja disainiga. Mina olen Maarjan Rand, mina olen tuumiktiimi juht ja tegelen kõigi läbirääkimistega. Kõigepealt, miks siis 13. aprill? See on sellepärast, et see on Tõstamaa vallas selline vaikne aeg ning tahaks midagi mitmekesistada. Siis meie stardipositsioon, see on meie esimene suur kogemus, meie enda algatus ja ideed arendasime edasi Entrumi raames. Üritus seisneb siis selles, et toimub Kirbuturg ja Do It Yourself töötuba koos juhendajaga. Lisaks on meelelahutusprogramm, oleme kohale kutsunud kohaliku pillimehe ja toimub taaskasutuse moeshow. Otsesed tarbijad on siis valla elanikud ja külastajad ja kaudne siis Tõstamaa vald ja idee on siis inimesi motiveerida tegutsemiseks. Meie ürituse eripära seisib selles, et meie töötuba koos juhendajaga toimub taaskasutus moeshow ning oodatud on absoluutselt kõik inimesed. Platsimaks on 2 eurot ja töötuba maksab 1–2 eurot. Korraldamiseks saime raha Tõstamaa valla valitsuselt ning samuti ka otsestelt tarbijatelt. Mida me oleme siis juba teinud? Enamus on siis tehtud, oleme saanud toetust, levitame laialdaselt reklaami, on olemas esimesed registreerinud ja oleme saanud palju uusi kogemusi. Oodata on siis jäänud veel ürituse kuupäeva ja on vaja teha ettevalmistused ruumides. Lisaks oleme teinud reklaami siis kohalikus vallalehes, valla kodulehel, välireklaam ja Facebooki lehel on juba 60 laiki. Meie partnerid on Tõstamaa vallavalitsus, kellelt me saime rahalist toetust ning tasuta rahvamaja kasutamise ning Tõstamaa rahvamaja toetab meid siis abivalmite inimestega, kes toetavad meid nii nõu ja jõuga. Samuti Entrum ja meie mentor Anneli Simm. Oleme õppinud seda, et muutustega toimetulek on väga oluline ja on vaja läbimõeldud plaani ning ei tohi pead nurgu lasta. Suurim õppetund on see, et rahastajat on raske leida. Ja ettevõtlusega tahaksime ka edaspidi tegeleda. Olete kõik oodatud nii müüma kui ostma. Aitäh! Aitäh! Ideaalne ajastus. Kallistamine väga oluline. Nii, käed püsti, kes küsivad küsimusi. Kaardistame kiirelt küsijad ära. Üks käsi on siin, mikrofon palun sinna.
kas on siinpool ka? Selge. 3, 2, 1, go! Tervist! Et selline küsimus, et kas te plaanite Tõstamaalt väljapoole ka oma turgu laiendada? Miks ka mitte? Kui 13. aprillil näeme, et inimesi on palju, huvi on, siis miks mitte ka kusagil naabervallas näiteks teha? Aitäh! Aitäh! Kas te võiksite nimetada näiteks 3 omadust, mis võiks ühel ettevõtlikul inimesel olla? Kindlasti pealehakkamine, siis julgus ja kolmandaks võib-olla ka selline organiseerimisvõime, meeskonnatöö valmidus. Kas te kasutasite ka ise neid? Ma arvan küll. Väga hea, aitäh! No, küsige. Üks küsimus. Mis töötubades teha saab ja kes neid juhendab? Nii, meil on siis kohalik käsitööline Anu Randma ja kuna on do it yourself, ehk siis me tahame seda pakkuda võimalust siis inimestele, nad tulevad näiteks oma T-särgiga, mis on täiesti tavaline, ja siis nad õpivad näiteks seda nii-öelda lahedaks tuunima. Teil on 9 sekundit midagi öelda. Tulge kohale. Kõik on oodatud. Aitäh teile. Super, tublid. Kutsume valmistuma siia Leisi maastiku triatloni meeskonna ja kutsume hästi mõnusa vinge aplausiga lavale põneva Tootsi noortepargi meeskonna. Sinna minna. Läheme kõik koos siis. Olete valmis? Me oleme valmis. 3, 2, 1, go! Tuleme juurde, sa tuled, ma tean. Liigume poole läbi öise Tootsi sa. Tuleme juurde, nii kiired kui saad, kui vaid saad, sest lubasid tulla noorteparki täna meiega. Rääkige oma ideest ja tegudest. Meie idee on põnev Tootsi noortepark ja tuleme Tootsist. Mina olen Liis ja tegelen sponsorlusega. Mina olen Karmel, olen tiimi sekretär ja korraldasin muistendi konkurssi. Mina olen Katrin ja tegelen sponsorlusega. Mina olen Kaupo, ma olen projekti korraldaja ja tutvustaja. Mina olen Harlis ja olen meie tiimi juht ja tegelen kõigega. Meie idee tekkis Centrumi esimestel sessioonidel osaledes. Pakume Tootsi valla inimestele, külalistele vaba ja veetmiskohta, kus näiteks korraldame üritusi, jaanituld ja teeme sporti. Meie park on ainulaadne, sest teist sellist parki Eesti Vabariigis ei ole. Toetust oleme saanud sponsoritelt. Meie pargis on olemas pingid ja lillealused. Neid on vaja töödelda Pinotexiga. Parki ehitame paviljonid, kus on hea vihmasel ilmal istuda. Veel limmutame kiigiõliga ja ehitame ringbasseini keskele lava, kus hakkavad toimuma tulevased kontserdid. Muistendi järgi meisterdatakse puuskultuurid. Siiani oleme kajastanud oma tegemisi ainult Tootsi Teatajas ja klubi Facebooki lehel. Järgmised tegevused, mõtleme, et kajastame Pärnu Postimehes, Tootsi Teatajas ja taaskord klubi Facebooki lehel. Koostööd tegime Tootsi valla valitsusega, Tootsi kooliga, AS Tootsi Turbaga ja AS Sadoliiniga. Meie mõte on, et alustage julgelt, jätkake sihikindlalt kuni võiduka lõpuni. Ja Tootsis kehtib ka vanasõna, et miks minna otse, kui saab ka ringikale. Aitäh! Väga tublid, aitäh! Kiire küsimuste ülevaade. Jällegi 1 käsi, 2 käsi, 3 kätt ehk siia poole kiiresti mikrofon siis. Kas siinpool on ka käsi? Nii, 3, 2, 1, go! Tere, kas teie park on juba avatud?
veel ei ole, kuna meil on tegemata puuskulptuurid ja lava, sellepärast et on praegu talv ja neid on suht raske ehitada talvel. Te nimetasite, et teie park on ainulaadne. Milles seisneb see ainulaadsus? Meie pargi ainulaadsus seisneb selles, et meil on seal ringbassein, mille keskel on saar ja sellele saarele saab vaid ühe silla kaudu. Väga tore, et teid on nii palju seal laval. Kas teid oli alguses veel rohkem või olete kõik platsis? Oleme alati olnud samas koosseisus. Kuigi tegelikult meid klubis on kokku 60 tükki ja see park on väga tähtis kõigile. Väga fantastiline. Ma tahtsin veel küsida, et kui teid on nii palju, siis kas teil tegib ka erimeelsusi ja kuidas te neid lahendate? On teil tekkinud? Väga ei teki nagu väga. Et kui park on valmis, siis kas te ise olete arvestanud sellega, et hakkate seal korraldama neid kontserte või seda hakkab keegi teine tegema? Kas teie eesmärk on ainult see park avada? Ja, kindlasti on meie ülesanne korraldada seal siis üritusi peale seda. Üks kiire küsimus veel, kas selle pargi turvamise peal olete ka korra mõelnud? Aga sellele veel jõuab mõelda. Seega suur tänu teile. Aitäh heade küsimuste eest, super. Nii, Harald, who's next? Ja, Reinu Ratsaplats on järgmine ja kutsume suure aplausiga lavale Lazy Maastiku triatloni meeskonna. See on pulss, meil elab edasi. Selge. Olete te valmis? Super. Teeme kõvasti. 3, 2, 1, go! Paneme otsast peale, mikrofon ei tööta. 3, 2, 1, go! Tere! Meie korraldame Lazy Maastiku triatloni ja tuleme Põhja-Saaremaalt Lazy vallast. Tere! Tere, siis projektijuht ja koordinaator Randri Süld. Mina ise tegelen reklaami ja sidemete loomisega. Daniel Toomas Vajak. Ja Sander Süld on siis finantsanalüüs ja raamatupidamine, tema tegeleb selliste asjadega. Teisi asju võite ise lugeda, neid ei ole kahjuks siin. See on meie tiimiliikmete esmane kogemus ettevõtluse valdkonnas. Küll aga oleme väga ettevõtlikud ja tahame alati panustada ühiskonna arengusse. Ja paljud ideede seast, mis meil Entrum inkubatsiooni programmis tekkisid, valisime välja selle, mis meie arvates oli kõige ägedam ja lootust andvam. Jah, meie üritus on põhiliselt suunatud noortele vanuses 14–25 ja ootame ka muid spordihuvilisi igas vanuses. Et siis peale füüsilise ja vaimse naudingu triatloni rajalt me nagu üritame seda, mis tängi valla kohalikku turismimajandust edendada ja siis Nii, me oleme seniseks ära möötnud raja, millel plaanime võistluse korraldada ja tegime seda GPS-iga ning nüüd on rada ka arvutist vaadeldav. Ja oleme korraldanud küsitlusi, teinud reklaami ja saanud väga positiivset vastukaja. Plaanis on veel pidada läbirääkimisi RMK-ga ja Maanteeametiga ning otsida sponsoreid, et idee lõplikult paika panna. Meist on kirjutatud meie maalehes ehk meie maa ja me oleme ise promonud oma üritust koolilehes, vallalehes ja muidugi meil on Facebooki leht ja oodake, meil on flyierid. Küsige neid meie käes, kui tahate. Nii, partnerid kiirelt. Kohalik omavalitsus, Lazy vald, Lazy keskkool, Eesti Triatloni liit, kohalikud ettevõtted ja muidugi ka Saaremaa meeskondlik arenduskeskus.
No nii, käsi püsti, üks käsi, sealt poolt kiiresti mikrofon, siin on teine käsi. Kas on veel käsi, et me saame valmis? Selge, alustab siis see pool, kus siit oli käsi püsti. 3, 2, 1, go! Tere! Ütlesid, et tegelete vanusegrupiga kuni 25, aga mina tean, et triatlonis hakkab tippaeg peale 25. Jah, meie üritus on põhiliselt suunatud noortele, et saada nad liikuma ja arvutite tagant välja, aga oodatud on kõik, kes soovivad osaleda ja triatlonil enda võimet proovile panna. Aga mis see siis viimane aeg on? Polegi. Vanus, vabandust. Polegi. Viimane aeg on vastavalt inimese oma võimetele. Tere, kas te olete ka turu-uuringut teinud, kui suur võiks kujuneda teie ürituse osavõtjaskond? Või kui paljudele te võimaldate seda? Me tegime koolis küsitluse ja saime teada, et päris paljud õpilased on huvitatud osalemisest. Oli küll ka neid, kes arvavad, et see käib nendel üle võimete, aga paljud soovivad kindlasti osaleda. Tere poisid, mul on väga hea meel teid taas teid näha. Mina olin see, kes tookord teid Entrumile koolis kutsus ja nüüd ma tahaksin teada, et palju on muutunud, kui te Entrumiga algul alustasite ja mis on nüüd selle 6 kuuega muutunud? Oi, palju. Oleme kindlasti palju ettevõtlikumad. Oleme julgemad peale hakata igasuguste erinevate uute projektidega, oleme avatumad ja... Sõnad lähevad sassi. Aitäh! Flyer, jah. Väga hea, oota, Arandile peab kandma, sest tema peab ka trenni tegema. Ma kutsun valmistuma, oodake, õpin. Nii, ma kutsun valmistuma rahvaühendaja ja selleks, et me järgmise tiimi kutsuks lavale, ärme korraks aplausi teeme, vaid tõuseme korra püsti. Et meil on tulemas selline ratsaplats on tulemas, nii et kutsume ta ratsutamisega lavale. Võtke niimoodi hobusel kinni, ma ei tea, kuidas see käib, aga võtad nagu ratsmetes kinni, tehke kauboi, võta ka need. Oota, kas ma, mis asendis? Niimoodi, seda peab ka tegema. Sina võid natuke suurem hobuse peal olla, nii. Nii, okei, paneme kõigepealt puusad käima, niimoodi, nii sõidab. Nii, kes tahab, võib teha veel sellist asja, see on maastikurada. Nii, ja nüüd teeme veel kiire variant. Nagu shake it. Shake it. Nii, ja nüüd proovi teha hobuse häält samal ajal. Ja tuleb Reinu ratsaplats samale! Olete valmis? Valmis? Kõva häälega. 3, 2, 1, go! Meie idee on rajada Reinu ratsatalusse turvaline liivaplats ja me tuleme Saaremaalt. Tere, mina olen Kristel Käsk ja ma olen tiimisekretär. Tere, mina olen Kairi Lonks ja ma olen tiimi moderaator. Mina olen Mariann Nudeküll ja ma olen tiimi juht. Me hakkaksime pakkuma trenne turistidele ja treenigrupile ning hakkaksime korraldama heategevuslikke üritusi kõigile huvilistele. Kuna praegu ei ole meie plats väga turvaline, siis oleks meil kindlasti vaja liivaplatsi. See parandaks ka meie tulemusi ratsaspordis. Raha tuleks klientidelt ja loomulikult heategevusest. Meie esimene heategevuslik hobusshow toimus 9. märtsil. Kas saaks videot? Olete kõik oodatud 9. märtsil Kurevere Talli heategevuslikule hobushowle. Üritusel esinesid Reinu ratsatalu noored erinevate kavadega. Sai näha hobuga trilli, show voltiseerimist ja kaasaelamist väärt tünnisõitu. Selle üritusega kogusime 227 eurot ja peale üritust tulid veel annetusena 107 eurot. Artiklid on olnud Meie Maas, Saarte Hääles ja Maalehes. Meie partnerid on Saaremaa ratsaspordiklubi ja laintantsurühm Pindpäkka. Üritus toimub
noorteprogrammi Entrumi raames? õppisime, et peab olema kannatlik, kõike ei saa saavutada ühe päevaga. õppisime, et ilma koostööta pole miski väga kerge. Aitäh kuulamast! Teie kord, käed püsti, üks käsi on siin ees ja teised ka püsti, teine seal, kolmas on seal taga, et siis mikrofon läheb sult sinna taha. Ja esialgu kõik. 3, 2, 1 ja alusta palun. Tere! Ma tahtsin küsida, et kui mina huviline tulen sinna, kas ma saan ka hobussuusatamist proovida? Jaa, ikka saab. Kas see ohtlik ei ole? Ei, kuna sealt sa saad alati lahti lasta, kui sa enam ei julge või kukud. Kui lahti sa siin kukungi? Jah, pehme lumi on all ju. Selja taga oli üks küsimus. Väga tore ettevõtmine. Palun andke hinnang, et 10 palli skaalal, kui õnnelikult olete seda tehes? 10. Juhu! Väga hea. Siinpool oli küsimus. Väga tublid, et ma saan aru, et peale ettevõtlikkuse te olete ka sellised ekstreemsportlased. Jaa, kindlasti. Küsin, kui ma kliendina tulen sinna liivaplatsi peale, palju ma maksma pean? Meil on trennihinnad ja neid saab vaadata meie kodulehelt. Minu küsimus, kui suurele grupile te korraga võimaldate meelelahutust? Meelelahutust ehk siis neid suusatamise asju? No, talvel suusatamist, kas teil suvel ka mingi tegevus pakkuda on? No, meil on hobusshow'd selle jaoks, kus saab alati tulla, meil toimub mitu korda aastas ja sinna on oodatud nii palju inimesi, kui kõik tahavad tulla. Kui palju läheb selle platsi ehitamine maksma ja kust te plaanite selle raha saada? Kuni 30 000 ja kuna see on väga suur summa, siis tuleb pingutada. Aitäh teile. Aitäh teile. Harald, mis nüüd edasi saab? Selle meeskonnaga, kes tuleb valmistuma, nendega me kohtume jalgpalliplatsil. Kohtume jalgpalliplatsil, see oli parool. Tundis keegi ära ennast? Ja noormehed tundsid ära. Aga järgmine meeskond, kes tuleb meil lavale, on rahvaühendaja. Selleks, et rahvaühendaja vääriliselt lavale kutsuda, on tarvis rahvast natukene ühendada. Hobused said ilusti ära ühendatud, nagu näha oli seal inimkettid ja asjad. Balti ketti me ei tee, aga teeme niimoodi, et leia enda naaber ülesse, pane käed niimoodi kõrvale ja proovi nüüd naabri käega, ei sarvi me täna ei tee, Alar. Nii, naabri käega teha plaks, ära mine nii kaugele. Nii. Naabri käega, niimoodi, proovime kõigepealt plaksu, niimoodi, plaks. Aga tee niimoodi kõvasti, et tekiks hääl ja peopesadesse tekiks veri, et sul jälle mõte liiguks. Ja nüüd tõsta natuke tagumiku ülesse. Natuke ikka tõsta niimoodi, et sa peaks jalgade peal olema. Päriselt ka niimoodi, et sa ei istu, vaid sa oled jalgade peal. Jalgade peal oled, tõstad püsti nagu Harald on. Ole küljega, Harald. Niimoodi. Ja siis pane endale käed niimoodi siia ja siis tee endale nii. Ja siis viia siia taha nende lihaste peale, mis iganes lihane, et siin on. Ja siis viia siia alla sääre lihaste peale. Ja siis viia endale siia lihaste peale. Ja siis löö endale niimoodi kokku ja nüüd paha põskade peale ka nii ja tee niimoodi. Super. Kõik rahvas ühendatud, palume lavale rahvaühendaja, palun! Tere! Paneme oota aja saad. 3, 2, 1, go! Tere! Meie projekti nimi on Rahvaühendaja ja mina olen Karolin ning minuga koos on siin Kevin. Juba esimesel Entrumi sessioonil täheldasime ühiskonnas probleemi. Nimelt, rahvas on kinnine, külm ja uute inimestega suhtlemisel tekib palju probleeme. Niisiis ongi selle probleemi lahenduseks meie projekt Rahvaühendaja, mis on ka ühtlasi meie esimene kogemus ettevõtluse vallas. Just nii. Tere ka minu poolt. Meie projekt seisneb siis selles, et meil on bussipädustesse pagaldatud mängud. Õigemini ühe plakati vormis on meil, kõikidel on teil võimalik seda kaeda ka bussipeatustes ja meie boksis, aga põhimõtteliselt on meil niisugune plakat, kus on peal nii mängud, vestlusalustajad kui ka väljakutsed. Ja eesmärk on see, et meil on vaja rõõmsamaid inimesi, Eesti inimesed on sageli nii tusased ja mornid, need rõõmsam mängud peaksid neid muutma rõõmsamaks. B,
kahjuks on nii palju vaba aega bussipeatustest, inimestel on hästi igav seal passida lihtsalt. Me loodame, et selle abil saavad nad veeta kvaliteetaega ning see ehk lõppeesmärk on siiski see, et me tahame parandada inimeste suhtlemisoskusi. Nad saaksid endale uusi sõpru ja tuttavaid ning kõik see kokku meie arvates viib parem ühiskonnani. Ja parem ühiskond peaks olema ühe projekti lõppeesmärk. Nii, me loodame, et selle projekti lõpuks on kõik inimesed sama rõõmsad, kui mina ja Karol olen alati. Just. Ja projekt on mõeldud eranditult kõigile, nii noortele kui vanadele. Vähestele kui rikastele, mingeid piiranguid ei ole. Ja kasusaaja projektist on nii inimene, kes saab uusi sõpru suhtlemisoskuse, kui ka linn, kes saab rõõmsamad inimesed, ja rõõmsamad inimesed ongi tervemad inimesed, ehk jällegi parem ühiskond. Ja meie ärimudel on sellepärast hirmsalt hea, sest see on täiesti innovaatiline ja unikaalne, seda pole mitte kunagi varem tehtud. Ja me arvame seda ka, et me teame seda, et see projekt on tasuta. Meil on kindlasti MTÜ ja me ise mingit raha ei taha, vaid me täiesti loodame siiralt, et parem ühiskond on lõpptulemus. Projekti käigus tegelesime siis tootearendusega, lõime ka prototüübi, viisime läbi testpäeva, mis sai väga palju positiivset tähelepanu. Saime valmis ka YouTube'i hit-video, meie projekti tutvustava video ning loomulikult on valmis ka lõpptoodang ning Siinkohal ma kutsungi teid kõik üles minema umbes 300 meetrit sinna poole, kus on bussijaam, nimi ongi bussijaam, ja seal on kõigil võimalik seda plakatit ise katsuda, näha ja muid asju teha. See on prototüüp, siin on lõpptulemus. Edasi on meil uued mängud, uued bussipaviljoni meediakajastus, partner on ka meil ning õppetunnid, nagu te näete, on järgnevad ja kõik lõpuks on väga hea. Nii, käed püsti, kui on küsimused, 1 siin, 2 sinu selja taga, 3 on seal, kohe näete, kes on seal pool, palun tõsta käsi üles, sinul oli küsimus. 3, nii, väga hea, 3, 2, 1 ja go! Väga vahva ja ettevõtmine. Küsimus selline, et kas te õppisite midagi mentorilt? Kui jah, siis mida? Kahtlemata seda, et tähtaegadest tuleb kinni pidada. Just see oli see, mida meie mentor meil igapäevaselt peale surus ning mida me kõige rohkem teada saime ja arvatavasti, loodetavasti ka järgnevas elus rakendame. Ja kindlasti ka seda, et kõigesse tuleb suhtuda positiivselt. Sul on juba idee. Absoluutselt. Positiivne vibe on tähtis. Kui kaua on need plakatid teil juba üleval olnud ja kas te olete kontrollinud, et kas inimesed reaalselt kasutavad ka seda võimalust seal bussijaamas või mitte? Kontrollisime me seda juba enda testpäeval, kui me viisime läbi nii küsitlusi, kui ka vaatlesime seda, kas inimestes äratab see huvi. Aga peale seda? Ja nüüd on sellel nädalal panime üles esimese plakati ja see on küll äratanud tähelepanu. Kui me juba täna hommikul seal mööda kõndisin, nägime seda saginat ja uudisimu, mis seal inimeste tulvas oli. Isegi Pärnu kohalik legend Sendi Vovka mängis, uuris küsi senti ja väga kiitis seda projekti, nii et palun, kutsun teid kõik ülesse. Minge sinna, katsuge, veenduge, nautige, et lõpuks oleks rahvas väga ühendatud. Järgmine küsimus, palun, aeg on. Tegelikult ma sain juba vastuse kätte. Tahtsin teada, kas testpäeval inimesed tulid kohe rõõmuga kaasa? Tulid, väga tulid, aitäh. Aitäh. Müüdud. Valmistuma palume pääsemise pääsukese ja lavale palume kohe jalgpallimeeskonnaga. Kutsume jalgpallimeeskonna niimoodi lavale, et paneme enda jalad ka tööle, kui me nüüd teeme need. Ja siis anna naabrile vastu kossi niimoodi. Oi! Nagu päris jalgpallis juba. Ja lavale tuleb! Kohtume jalgpalliplatsil. Kas saad valmis? Teate valmis? 3, 2, go! Tere! Olen Eero Maling ja olen ideest kohtume jalgpalliplatsil ning tulen Viljandimaalt. Meie meeskonda kuulusid Eero Maling, kes oli idee eestvedaja ja liider, Riko Raheste, kes oli Facebooki lehest vastutaja ja Remi Raheste, kes tegeles turundusega. Idee kohtume jalgpalliplatsil oli tiimiliikmete esimene kogemus ettevõtlikkuse valdkonnas, aga täname selle eest Entrumi, kus saime sellise kogemuse. Meie idee, Facebooki rakendus, on jalgpallikalender. Jalgpallikalender on keskkond, kus igaüks saab organiseerida jalgpalli mängimist, kutsuda lehega liitunud jalgpalli mängima ja liituda ise organiseeritud mängudega.
jalgpallikalender on loodud jalgpallihuvilistele noortele. Meie äriidee on pakkuda noortele võimalust tegeleda oma lemmikhobi jalgpalliga, kodus või võõrsil, täiesti tasuta. Meie teenuse maksavad kinni meie lehel jalgpallitreeningu ja jalgpallivarustust reklaamivad firmad. Valminud on rakendus, jalgpallikalender, kus saab käsklusega lisasündmus, lisada mängu, kutsuda oma sõpru jalgpalli mängima, näha mängu kohta kaardil ja liituda ise mängudega. On toimunud ka esimene mäng läbi rakenduse, kus oli 10 osavõtjat. Idee käivitamiseks on toodetud 500 flaierit, mida on jagatud üle Eesti. On olnud ka meediakajastus ajalehes Karksi sõna. Kuna talv ei ole kõige parem aeg jalgpalli mängimiseks, siis plaanime maikuust alustada aktiivse reklaamikampaaniaga nii meedias kui Facebookis, korraldada mõned näidismängud ja aktiivsematele jagada auhindu. Entrumi programm õpetas, et kui tahad midagi saavutada, pead olema ettevõtlik. Igat eesmärki, igat probleemi on võimalik lahendada, kui püstitada eesmärk. Õnnestumiseks on vaja tähtaegadest kinni pidada ja oma tegude eest vastutada. Koostöös peitub jõud. Täname Entrumi meeskonda ja oma juhendajat Kristjan Schumanni. Aitäh! Nii, Eerole küsimused. Üks käsi seal, kiiresti mikrofon, aitäh. Siin on ka teine. Kas on ka kolmas käsi juba teada? Selge. Alustame siit poolt. 3, 2, 1, go. Räägi, palju sul kasutajaid on Facebookis? Rakendusel on ligikaudu 30. Siin oli teine. Sa näed väga julge noormees üksinda laval olles. Tahtsin küsida, et kas sa tahad selle projektiga või ideede jätkata ka pärast Entrumi? Kindlasti, et see on hea kutsuda suvel kõiki sõpru üle Eesti jalgpalli mängima, mitte väga raske oli jääda nagu kokku inimesi, kui tahad lihtsalt jalgpalli mängida, aga nüüd läbi rakenduse peaks see saama hästi palju lihtsamaks. Tere, mina olen ka Eero. Väga tublilt esinesid, Eero. Küsimus, kas see kogemus, mis sa said nüüd jalgpallikalendri organiseerimisel tegemisel, andis ka mingid mõtteid muudel aladel ennast rakendada peale sporti? Kindlasti, kui tuleb häid ideid. Küsiksin siis ka ja võtaksin neid flaiereid Haapsalusse kaasa, on sul neid ka? Jaa, on küll. Pärast seal messil saab. Aitäh. Sest Eero rakendust on võimalik näha ka. Võtan kõik homme sinu jalgpalli mängima, kus teine mäng läbi rakenduse. Ma mäletan, kui tegime siin töötuba, pausi on arvaste siia, et näe, mul on siuke äpp, töötab, kui läheb maale vanema juurde, leiad sõbrad ja toimib. Ma küsin, millal te valmistad? Ei, see töötab juba. Juba töötab. Väga tuus. Et selline sama mõnusa tundega minekuga kõigil minna tegutseda, see on vägev. Ja siis me näeme jalgpalliväljakul. Me kutsume siia valmistuma Mirembeg Leepsud lavale valmistuma. Ja enne seda, kui me kutsume pääsemise pääsukese lavale, siis teeme korraks natukene tiivasahinat. Panen tiivad kõrva niimoodi. Aga teed seda äärke niimoodi. Ja siis tee niimoodi nagu hästi totakalt. Ja kutsume lavale aploosiga pääsemise pääsuke! Kas sa oled valmis? Jaa. 3. Tere, minu nimi on Liisa Brett ja minu idee nimi on Pääsemise pääsuke. Me oleme pärit Viljandi maakonnast ja meil on 3 hakkajaliiget. Üks olen siis mina ehk grupijuht ja minul on veel 2 tiimikaaslast, kes on Kelly ja Annelis. Nad ei saanud kahjuks tulla, aga tervitavad teid kõiki. Kelly on perekondade otsija ja Annelis suhtleb sponsoritega ja ka peredega, mida neil vaja on.
Meie idee on tulnud niimoodi, et meie enda omast kogemusest ja see on algatatud Entrum programmi raames ja ka tahame, et see plaan jääks ka toimima. Me aitame neid abivajajaid kas riiete, toiduga või praegu oleme aitanud 5 peret riietega ja nad on olnud väga õnnelikud. Meil on siis abivaja on otsene tarbija ja kaudne tarbija on küla, linn või vald. Meie toode erineb teistest sellest, et me oleme noored ja meil on sellega kogemusi. Meie teenuse puhul pole vaja raha, me vajame ainult materiaalseid asju, riideid ja muu siuke. Meie oleme siis rääkinud praegu Viljandi Humanaga ja meie ülesandeks on veel, et otsime veel neid peresid ja aitame neid ja muidugi me otsime ka veel neid partnereid. Meil on ka olnud selliseid asju, et kui vahel tuleb tunne, et tahame alla anda, siis me ikka tõstame pea püsti ja kõnnime sirge seljaga edasi. Meie endi mured ei ole alati meile olulised, vaid me ikka mõtleme rohkem teiste peale, et meil ongi see Entrum õpetanud, et me õpiks. Aitäh! Tubli, aitäh sulle. Nüüd jälle käed püsti, 1 käsi, 2, 3, 4, ehk hakkame sealt pihta ja siis Anna, ole pai sina, kes sa seal kaunis blond oled enda esisele, kes oli Eero ja siis Eero saadab edasi. Kes siinpool oli? Käsi? Selge. 3, 2, 1, go läks. Ma hakkan siit pihta. Tartus on üks selline tore taaskasutuslist, kus inimesed ise vahendavad asju ja see näitab, et inimestel jääb igasugust kola üle ja alati on sellele ka tahtja olemas. Kas te olete ka mõelnud inimeselt inimesele asju koguda või vahendada? Oleme mõelnud, aga pered üldiselt ei taha kokkupuudet teistega, et neil on praegu usaldus meile, kuigi on olnud ka niimoodi, et usaldust ei ole ka. Kuidas te leiate neid peresid? Meil on sellised, kellegi sõbranna näiteks teab ja siis ta soovitab ja niimoodi järjest levib nagu kulutuli. Väga tore ettevõtmine. Kas te olete ka kohaliku omavalitsuse poole pöördunud, et saada informatsiooni kõige rohkem abi vajavate perede kohta? Jaa, aga nemad ei avalda meile, sest see on ikkagi neile ka ju oluline. Aga kuidas te sellele perele lähenete, et koputate ukse peale ja ütlete, et tere, me nüüd tulime aitama? Ei, tegelikult põhimõtteliselt jaa, aga me küsime ennem, et kas nad on nõus, et me neid aitame, et jah. Kas tahaks ise kiirelt midagi öelda? Et aitäh kõigile ja tahaksin tänada ka Kersti Wunderit ja mentoreid ja muidugi Entrumit. Aitäh sulle! Väga tubli, aitäh sulle! Haaralt siia. Nii, meil on jäänud, meil hakkab kohe varsti paus, aga seda on jäänud üks esineja jällegi valmistumiseks. Kujuta ette, et su peopesas, peopesas on üks kleepekas. Nüüd kirjuta selle kleepeka peale üks nagu hea sõnum, mida võiks nagu kellegile öelda, mida praegu ise tahaks kuulda. Oled tubli või sa oled väga ilus või sul on ilus kõrv. Kirjuta sinna mingi asi oma mõttes, nii kirjutasti kiiresti niimoodi peale, väga hea, sul on ilus kõrv. Nüüd nagu pööra see kleepekas teistpidi, teeda nad sülita peale niimoodi ja nüüd kleebi ta naabrile otsa ette niimoodi. Väga hea. Ma loodan, see kirjutas, et mul on ilus kõrv. Kes järgmisena tuleb? Mirjam Kleepsud, kutsume nad lavale aplausiga. Olete valmis? 3. Tere! Meie firma nimi on Mirjam Kleepsud ja me tuleme Viljandimaalt. Mina olen Heleri Mändla ning mina olen firma tegevjuht ning tooted. Mina olen Rita Raadik ja ma olen firma müügijuht. Pilaats ja mina olen firma finantsjuht. Meie projekt sai alguse ettevõtlusprogrammi Entrum raames ning tegemist on meie esmakordse katsetusega ettevõtlusmaailmas. Meie firma tegeleb siis süle- ja tahvelarvutite ning nutitelefonide kleepsude tootmisega. Meie eesmärk on pakkuda kliendile
võimalikult omanäolist lähenemist oma tehnikavidinate eriliseks muutmisel. Kuna loomad on meile väga südamelähedased, läheb 10% saadud tulust Viljandi loomade varjupaigale. Meie tootel on lai ja pidevalt uuenev sortiment ning on võimalus teha ka eritellimusi. Kleepsude hinnad jäävad vahemikku 1–5 eurot. Meie algkapitaliks oli 100 eurot, millest tuli esimene kleepsude partii. Edasine rahastamine käib müügitulust. Praeguseks oleme müünud juba üle 160 kleepsu üle Eesti ning neid on kingitusena viidud ka välismaale Moldovasse. Junior Achievementi õpilasfirmade laadal saime isikupärasema idee eest eripreemia ning võitsime Entrumi turundus- ja kommunikatsiooniväljaannete võistlusel parima videoauhinna. Tulevikus on meil plaan ka ennast edasi arendada. Meid on kajastatud Sakalas, Tarvastu Teatajas ja Tarvastu gümnaasiumi kodulehel. Teeme koostööd firmaga Allprint OÜ, kes prindib ja lõikab välja meie tellitud kleepsud. Oleme õppinud, et oma visiooni realiseerimiseks tuleb selle nimel ohvrid tuua aja ning muu tegevuse arvelt. Trükifirmaga koostööd tehes saime kasuliku õppetunni, et enne pole sul midagi, kui asi sul reaalselt käes ei ole. Oma tulevikku loodame kõik ettevõtlusega siduda, kuna leiame, et just sel viisil on võimalik oma unistusi kõige paremini realiseerida. Täname teid tähelepanu eest! Üks käsi, 2 käsi, 3 käsi. Ja ees on ka üks siis, eks ju, et siis sa tead selle poole. Nii, läks! Väga vahva idee on teil, et kes teil tootearendusega tegeleb, et kas jäävad lemmikloomade pildid või tulevad midagi muud? Kõik tuleb põhimõtteliselt, mida klient soovib. Me vaatame ringi, et mis inimestel huvi pakub ja siis selle teemegi kleepsudeks. Oleme ka küsitlusi teinud, et mida inimesed täpselt tahaksid. Kas te ise kujundate need kleepekad või kasutate mingeid olemasolevaid? Ise kujundame. Siit liigub ta ettepoole. Väga hea ettevõtmine. Kelleks te ise saada tahate peale kooli? Mina tahaks saada graafiliseks disaineriks. Ma lähen vene keelt põhjalikumalt õppima. Mina ei ole veel päris täpselt otsustanud. Aga millal siis kleepsudega tegelete? Vabast ajast. Tublid. Siin oli küsimus või? Sa andsid juba ära. Kas te olete mõelnud oma valikut laiendada, aga mitte üksnes tehnikavidinate peale või kus veel saaks neid kleepse kasutada? Kuhu te edasi liikuda mõtlete? Ja kindlasti. Näiteks praegu juba pannakse neid kleepse kas või autoakendele või kuhu iganes. Ja siis tulevikus täiendame kleepse näiteks, et teeme mingi LED-tuledega kleepse. Tublid, suur tänu teile. Kuule, kas te natuke puhata tahate või? Ehk kuna pooled ütlesid jaa ja 3 tükki ütles ei, siis läks enam hääletuse kaudu jaaga. Ta puhkepaus, me teeme praegu täpselt 20 minutit pausi, ehk me oleme siin ruumis tagasi 25. Kõik on ruumis tagasi kell 2.25. Ja ka otse-eeter läheb siis ilusti edasi, nii et ka meie eetrivaatajatel palume jätkuvalt püsida lainel, haarake väike võileib ja tulge meiega 20 minuti pärast tagasi. Palume salaja järgmiseks hetkeks ette valmistama MSN muusikute võrgustiku stuudio MSN, kui te olete veel siin. Tulge vahepeal pausi.